Tere tulemast ärihooaja avamisele, millest ma loodan, on saamas selline tore traditsioon, vaatamata sellele, et see on järjekorras alles teine. Kui ma peaksin pealkirja panema sellele, siis ma tõenäoliselt paneksin selleks jätkusuutlikkus. Ja mitte sellises võib-olla levinud keskkonna mõttes, aga üleüldiselt vaadates nii riikide kui ettevõtete ees seisvaid väljakutseid. Teenusmajanduse koja arengu kohta ma ütleksin nii palju. Muide, ma ei ole täna siin börsimütsiga, ei hakka teile mingit börsi pesu tegema, vaid ma olen nüüd mõnda aega juba, ma ei mäleta kui kaua, Teenusmajanduse koja nõukogu esimees. Ja kui me vaatame nüüd seda 10-aastast teekonda, siis ma ütleks, et seda vanemad olijad siis võivad kas kinnitada või ümber lükata, aga ma arvan, et teekond on olnud päris äge. Et see areng on olnud päris muljet avaldav, et kui kunagi räägiti teenusmajandusest, siis esimesed, eriti valitsuse liikmete või poliitikutega, et siis teenusmajandus seondus näiteks stewardesside või baarmenidega. Et täna, ütleme, see info on tegelikult jõudnud päris kenasti kohale, et Eestis on üle 400 000 inimese Statistikaameti andmetel, kes tegeleb ühel või teisel moel siis teenusmajandusega. Et sinna juurde käib palju avalikku sektorit, aga üldine selline know-how ja arusaamine on tegelikult palju muutunud. Börsidel seda eufooriat, või väikse positiivse uudise peale hakkavad börsid väga volatiilselt liikuma, nii et see võib olla mõlemas suunas. Kindlasti tekitab volatiilsust, aga kui palju ta mõjutab natuke pikemaajalist trendi, ma ei oska öelda. Võib-olla tooksin välja selle, et tegelikult kui me vaatame, kuidas börsid liikunud on, siis iga kord, kui keegi ütleb sõna vaktsiin, siis järgmine hetk on börsid ilusasti tõusnud, eks. Et Ameerika pandeemia, ütleme siis rahvusliku pandeemia instituudi juht Dr. Fauch tegelikult on öelnud seda, et suure tõenäosusega vaktsiin tuleb kas aasta lõpus või aasta alguses, aga kogu see vaktsineerimise protsess ja mobiliseerimise protsess tegelikult kestab tõenäoliselt aasta, mis tegelikult tähendab seda, et meie ettevõtjatena peaksime täna oma äriplaanides ikkagi arvestama sellega, et järgmised 1,5 aastat on meil see ütleme siis nagu uus reaalsus tegelikult. Et seda loota, et nüüd 2 kuu pärast või aasta lõpuks on kõik nagu sama nagu eelmisel aastal, et ma arvan, et see oleks liiga optimistlik. Kust me saame infot? Me saame juba satelliidi piltidelt infot liiklustiheduse järgi. Kas me kuulame professionaale, kas me kuulame teadlasi, kas me kuulame andmeid või me kuulame arvamusi. Ja see saab olema ka üks selline huvitav dimensioon võib-olla meie järgmiseks 5 aastaks. Võtame hästi suurt tarbimislaenu. Ja kuna tarbimislaen otseselt midagi nagu ei tooda, see ei ole halb asi teha praegu, me tegelikult üks põhjus võtta tarbimislaenu, et sul on ajutine šokk sissetulekule ja sa tahad seda natuke tasandada, aga siis me peaksime teadma, et tulevikus kusagil keegi peab oma püksirihma natukene selle võrra rohkem pingutama ja kui seda pingutamist ei saa teostada, siis tekivad probleemid. Kui sa praegu üldiselt ütled poliitikule, et mõtle, ma ei tea, 10 või 20 aasta selles perspektiivis, ta ütleb, et mul on väga pakilised probleemid, mida ma pean praegu lahendama. Kahjuks on see horisont muutunud hästi lühikeseks. Me unustame ära need kõrvalmõjud ja me peame siis lihtsalt tulevikus, kui ajad on muutunud rahulikumaks, siis nendega jälle hakkama tegelema. Aga see, et laenu ei pea kunagi tagasi maksma, see on absurdne jutt. Äkida, et mõnes mõttes meie eelarvedebatt, mida valitsus peab, minu meelest kõige olulisemaid küsimusi ei ole tähtis see, kas tuleb erakorraline pensionitõus või mida seal täpselt ehitatakse, vaid käsitlus sellest, et kas, kui ühel pool on teadmine, võtame laenu, sest seda ei tule kunagi kinni maksta ja siis teisel pool on need kahtlejad ja kui tehakse vale valik, siis te maksate selle kõik kinni tulevikus. Aga kui me ei pea seda tagasi maksma,
no just, kui nii läheb, siis on teine küsimus, aga ma arvan, et see on päriselt oluline küsimus, sest kuulata need eelarve arutelusid, siis nii-öelda kulutajate pool ütlevad, et miks me oleme rumalamad kui teised, kõik võtavad laenu, kõik on huvitatud sellest, et see kunagi nii-öelda siis mingil viisil maha kirjutatakse, miks me need ainsad lollid ei ole, kes ei võta laenu ja ei tee praegu ja anna korralikku arengutõuget, et ma arvan, see on väga oluline nagu debatt praegu, mis võib metsa minna. Miks Lõuna-Eesti lapsed ei võiks käia Tallinnas eliitkoolides, on ju? Või miks minu lapse järeleaitamistunde ei võiks teha näiteks põlveõpetaja, kust ma pärit olen? Et see tehnoloogia võimaldab meil hästi palju selliseid elu viia maakohtadesse ja samas tagada hariduse, sest väga palju, miks ei minda maale elama või miks me oleme linnastunud, on töö ja kool. Teine, mis ma olen näinud, mida on teinud enamus suuri Euroopa Liidu liike, on see, et on loodud fond, riigi investeerimisfond, mis siis investeerib ettevõtetesse. Pool paneb erainvestor ja pool paneb riik. Ja see on siis erinevates riikides erinev, et kuna meie oleme, oma peakontor on UK-s, siis riigivalitsuse fond on seal kuni siis 5 miljonit, 2,5 erainvestor, 2,5 riik, aga mis minu jaoks on nagu see pikaajaline vaade on see, missuguse võimsa portfelli tegelikult see Briti valitsus endale läbi selle, et ta pool ja pool investeerib erasektoriga koos, et erasektor teeb sellise nii-öelda due diligence'i enne ära ettevõtetele ja riik suhteliselt standardselt paneb sinna juurde, et see on üks võimalus ka Eestil ja riigil luua investeerimisfond, investeerimisportfell selleks, et 5 aasta pärast või 6 aasta pärast sedasama fondi tulu siis kas edasi investeerida või olla valmis järgmisteks keerulisteks kriisideks, sest kui me vaatame, et kui palju meil riigina nii-öelda kõrvale on pandud, siis eriti ei ole, eks. Raha puhul ongi eelkõige oluline küsimus see, et milleks seda kasutatakse ja see võib olla sageli ka vastused ka mõistlikult kasutatud, siis ei ole ka probleem tulevikus teenindada seda nii-öelda kulu, mis on seotud laenuga, aga minu esimene pakkumine oleks IKT investeeringud nii riigis kui siis nii-öelda ka erasektoris toetamine, et näiteks see sama ütleme, kui me pärast tõenäoliselt räägime ka sellest, kuidas saaks riik tõhusamalt toimida ja riik ei segaks ja teeks informeeritud otsuseid, siis me hakkame seal nii-öelda juba lonkama natuke. Et Siim Sikkut tegi just ülevaate sellest, kuidas hädavajalik investeeringud, selleks, et vanad asjad veel üleval püsiksid, on vaja 150 miljonit näiteks, aga selleks, et midagi paremaks veel teha, et teist vähemalt sama palju otsa panna, sellepärast mis on juhtunud aja jooksul on see, et kogu aeg tulevad sellised uued ja säravad vidinad, aga vanad asjad jäävad, nii nagu ikka, riigi asjade puhul jäävad kuskile nii-öelda järgi lohisema. Et loomulikult haridusteadusega siin tuleb alati minust ka täpne olla, mille jaoks täpselt, et selles mõttes, mis teadus, mis haridus, mitte et riik peaks või keegi peaks teadlaste asemel hakkama teadust ise korraldama, aga ma arvan, et seal peab olema palju täpsem, et mida see täpselt tähendab, kui me sellest räägime ja ma arvan, et laenuraha puhul ikkagi tuleb ka seda kriisiolukorda vaadata ja teha mõningad need infrastruktuuri investeeringud, mis ühelt poolt on nagunii vaja teha, mis on mõistlikud, mis aitab kas regionaalarengule kaasa või vähendavad ühel või teisel viisil kulusid ja teine pool annab nendele ettevõtjatele tegelikult võimaluse siis üle tulla sellest kriisist, et ühendada siis tekitada selline win-win olukord. Siin võiks jätkata palju, aga need on võib-olla need 3 asja, mida ma välja tooks. Tegelikult see, mida Eesti riigil siin nende laenurahadega siis on võimalik välja ehitada, on digitaalne infrastruktuur. Me infrastruktuuri all oleme harjunud ikkagi mõtlema betooni, aga uus maailm ei ole betoonmaailm, uus maailm on digitaalne maailm ja mis on see digitaalne infrastruktuur, mida üks selline väike riik nagu Eesti saab üles ehitada oma e-teenustes, oma mingisugustes erinevates regulatsioonides, uutes litsentsides, ärimudelitele, kõigele selle, kes me tahame olla, missugune haridus on ju, mida Eestist pakutakse. Ja kui me selle kihi näiteks sellise nii-öelda sundmeetodil COVID-i tõttu, mis minu jaoks on võimendi, COVID tegelikult on muutuste võimendi ju, et siis me tõenäoliselt tuleme riigina võitjana välja, mis on meie võimalused, mis on see digitaalne infrastruktuur, mis me tahame ehitada, mitte ainult lokaalne, et ma saaks, ma ei tea, oma perega tagasi Põlvasse kolida, vaid mis on see, et me oleme rahvusvaheliselt digitaalne.
aga minu jaoks võib-olla täna nagu see laenu võtmine ei olegi nii suur probleem kui see, et Eestil on eelarve defitsiit ja tegelikult nagu ütleme niimoodi, et kui ettevõtjad on pidanud ikkagi oma püksirihma koomale tõmbama, kõik nice to have kulud, ma arvan, enamus ettevõtetes on üle vaadatud, on ju. Sa oled muutnud ennast siis ütleme efektiivsemaks, sa oled palju rohkem digitaliseerinud ennast ja nii edasi, siis mul on täna nagu vähemalt, ma ei ole näinud neid märke, et tegelikult riik oleks ka pidanud nagu sarnase ülesande läbi tegema ja sellest oleks nagu jube kahju, kui tegelikult riik laseks siis korraliku kriisi raisku, ilma et ta ise muutuks ka nagu oma sees efektiivseks. Et see, kui me võtame nagu praktika, et eelarve defitsiidis riigieelarve tegemine on okei, siis ma arvan, et see tegelikult on väga suur paradigma muutus. Ja siis me pigem hakkame ronima sinna Lõuna-Euroopa nagu mentaliteeti, mis ma arvan tegelikult ei ole väga hea. Et valitsus ei tohiks arutada minu meelest seda, keda päästa, vaid et mis on probleemid ja mis on vaja selleks teha, et need probleemid lahendada. Mille üks lahendus võib olla ka see, et tegemist on niivõrd olulise ettevõttega, kus on väga palju millega on väga palju teisi ettevõtteid seotud, mis teatavas mõttes on nagu öeldakse, et on tüvitekstid, on nagu Eesti majanduse tüvitekst, et see on see asi, mida tuleb hoida ja ma arvan, et see ainult sellistel juhtudel on mõistlik rääkida konkreetselt ettevõtte toetamisest. Mina olen ka väga nõus, et see, et meil siin meedias lahkame, et üks ettevõte sai seal suure laenu 2%-ga, eks, et see on ikka täiesti jabur. Et kui me sektoritest räägime, eriti me oleme siin teenusmajanduse sektor, et sa ütlesid, on ju, et laenuraha on lahkelt kättesaadav, tõstke käsi, kes on saanud viimati pangast laenuraha ja mis te panti panite, eks. Et milline teenusmajanduse sektor ja missugune teenusmajanduse sektori ettevõtte saab pangast rahulikult laene, on ju, masinaid meil ei ole, on ju, suuri tootmishooned meil ei ole, meil on ruumid, mis tavaliselt on renditud, on ju, mõned arvutid, ajusid ei pane panti, eks. Et selles mõttes mulle tundub, et teenusmajanduse sektor on olnud tugev sektor, nad on pidanud ise ellu jääma ka siin siis, kui laenuraha pritsis siit ja sealt ja võib-olla ka praegu peale, et ja need sellised uued ärimudelid, et see on mõtlev sektor ja kui me räägime siin teenusmajanduse sektori meetmetest, siis meie kulu on tööjõukulu, on ju. Et kuidas leevendada seda tööjõukulu keerulistel hetkedel ja mida siis riigina teha, et meiesugused ettevõtted, kes väga harva käivad kapitali peale küsimas, eriti laenurahana pankadest, et kuidas siis seal nagu soodustada selle sektori kasvu. Rusikareegel tegelikult väga paljudele, ütleme siis due diligence'ide käigus on see, et sul peaks tegelikult olema raha ja likviidseid vahendeid 1 aasta kulubaasi ulatuses oma bilansis. Et see tegelikult annab sulle nagu piisava tugevuse, et juhul, kui isegi tulevad karmimad aastad või sa pead oma ärimudelit muutma või midagi, whatever, et sa tegelikult elad selle aja üle. Märtsikuus me tegime ettepaneku valitsusele siis peatada sotsiaalmaks. Meie ettepanek oli 3-6 kuud. Just sellel põhjusel, mida teie ka välja tõite, et tööjõumaksude osa selles ettevõtluses või ettevõtlusvormis on väga suur võrdluses näiteks siis kapitali mahukate töökohtadega. Ja teine asi, me viisime küsitluse läbi liikmete seas. Ja väga paljud, ma ei taha nüüd sellist negatiivsust kuidagi siia tuua, aga väga paljud näevad sügist ikkagi, kui ütleme siis sellist tõehetke. Et millal võivad hakata siia jõudma siis erinevad negatiivsed mõjud. Et otsiks pigem nagu selle kriisi lahendamisel neid võimalusi, mis päriselt on seotud sellega, kuidas koos viirusega elada. Ehk see elu oleks võimalikult avatud, et kuidas seda puhvrit tekitada, rohkem testida. Testime veel rohkem kui vaja, aga üritaks seda päris elu siin hoida, sellepärast, et nagu on öeldud ettevõtluses ka, et suuri kala püütakse sogases vees, äkki riigid püüavad ka suuri kalu sogases vees, et äkki me ise suudame ka siit kuidagi. Mõtleme, kuidas need piirangud on meile kasulikud, mida me siit teha võime. Ma kardan, et kui me räägime siin deglobaliseerumisest, siis Eesti on nüüd küll viimane, kes peaks olema huvitatud sellest, et siia ei saa või siit ei saa ära, sellega muidugi ei ole probleeme olnud, aga et siia ei saa, et seda
et majandus ei toimiks, nii et ma arvan, et võiks hästi palju keskenduda sellele, mis päriselt tähendab see, kuidas me kriisiga koos elame ja kuidas Eesti võiksid võrreldes teiste riikidega võitjana välja tulla. Tahaks arvata, et see üks kriisi plusspool oli, et iga viimane ettevõte sai väga korraliku stressitesti, sai pidanud McKinsey't või kedagi palkama, et sellist nõu saada ja kui ettevõtja kuidagi nagu tegi palju märkmeid, siis ta sai kindlasti aru, kust see king pigistas, kust tagantjärgi targana oleks võid võib-olla seda ressurssi nagu rohkem olla ja ka teisel pool, et kus me saime, milliste inimesteta, milliste ressurssideta sai tegelikult päris kenasti hakkama. Kui seda õppetundi kuidagi meeles pidada, ma tahaks arvata, et seda tootlikkust per töötaja on võimalik päris palju nagu tõsta, kui neid hakata nagu kasutama.